begin. The organizers of the tour and the local communities officials invite you to join the ceremony platform. La cérémonie officielle ce dimanche 5 juillet de cette deuxième étape de la 102e édition du Tour de France. Well, the Tour de France is the biggest sporting event on live television in July every year. You have to keep that in mind, that in the month of July, all around the world, there's really only one available televised event, and that's this bike race. There's a little bit of Wimbledon, there's a little bit of rugby, there's a little bit of cricket, or maybe Formula One for different fans, but by and large, the Tour de France is the number one live event in July. And the reason it's entertainment right now is because advertisers are willing to spend money and give to the organizers and give to the television companies to put this thing on television, and so people will sit home and enjoy it. And so in doing so, those television broadcasters are responsible for finding new ways to encourage people to watch this event. And whether it's an incredible dramatic sporting competition every day in the mountains, or whether it's the destruction of one man's dreams, it's all still compelling drama. It's all still compelling original narrative to get people to sit in their chairs and continue to watch. Tour de France on iga-aastane rattamaailma suursündmus, kus 21 päevaga läbitakse ligikaudu 3500 kilomeetrit. Unistatakse ja panustatakse suurelt, murtakse luid ja valatakse pisaraid, kuid võitjaks saab tulla ikka vaid üks. See film ei räägi aga mitte Tour de France'ist, vaid kahe Eesti mehe, Rein Taaramäe ja Tanel Kangerti teekonnast rattamaailma tippu. Sõites võistlusel ühes tiimis legendaarse Vincenzo Nibaliga, on nende ülesanne aidata Nibalil tuuri võitjaks tulla. Meeste ratturielust ja tulevikuplaanidest osasaamiseks ei saa aga olla paremat kohta, kui seda on viibimine otse Tour de France'i südames. Mis toimub maailma tippudega võidusõitu noormehe peas siis, kui ühel hetkel selleks jõudu enam ei jagu? On ainult spekulatsioonid, kui probleemi põhjust ei tea keegi. Ratast ma küll kordagi ei kavatsen nagu nurka visata, et enda peas mõtlesin küll, et kui siukse seis jätkub veel aasta-paar, et siis mul lihtsalt ei ole muud varianti, et ma lihtsalt ei leia endale tööandjat ja ma ei saa selle alaga enam edasi tegeleda. Niimoodi küll ei mõelnud, et enam ei taha, et muidugi pärast Tour de France'i näiteks raskeid mägisid tappaga üks mägede etapp sai ära sõidetud, kus seal taga sprinterite grupis tõesti hind paelaga kaelas mõtlesid küll, et täitsa lõpp, et homme on samasugune päev. Et mägede etapp on ees. See oli küll nagu natuke siuke raske, et keegi nagu otseselt aru ka ei saanud, et meeskond ikka ütles, et täna paned siis nii-öelda. Aga ise teadsid juba peas ette, et siin ei ole varianti, et 2 nädala aega, 10 päeva oled olnud täpselt samas seisus ja paremaks ei lähe, et enam ei lähegi paremaks. Et tegelikult oleks võinud nagu meeskond vastu tulla ja oleks võinud aru saada, et see tapmine tuleb lõpetada, et tuleb keskenduda probleemile. Kui alguses räägitigi, et läheb paremaks, siis näiteks ma mäletan, et viimased 5-6 päeva Tour de France'il öeldi, et nüüd tuleb lõpetada, aga lõpetamine ei ole minu jaoks mingi eesmärk. Seal mulle jõudis kohale pärast seda etappi, kui ma istusin hotellis voodis Eroal ja pisar tuli silmi ja mõtlesin, et nüüd on selge, et ükskõik mis ma teen, et paremaks selle Tour de France'il ei lähe, et ma olengi lihtsalt lõpetaja. Mitte midagi ei ole teha põhimõtteliselt. Umbes vaatad kõrvalt, kuidas teised sõidavad ja tead, et sa ise nii midagi suuda teha. Selja taga nii 11. koht aastast 2011 maailma mainekamalt velotuurilt Tour de France kui ka mitmed teised saavutused on sedavõrd karmi reaalsusega raske leppida. Rein alustas rattasõiduga 98. aasta sügisel pärast seda, kui oli kas juhuse või saatuse tahtel sattunud pealtvaataja rollis Vändra rattarallile, kus teda kutsus trenni tulevane treener Erich Berner. Kuna Reinul endal korraliku käikudega ratast ei olnud, siis oli see piisavalt tugev motivaator trennis käimiseks. Tänapäeval ei motiveeriks see vast enam kedagi, kuid see motiveeris Rein Taaramäed. Rattasõit on küll kulukas ala, aga ma sattusin õnneks sellisesse klubisse, kus ma sain nagu varustust tasuta. Tänan Vändra valda.
ja siis mõned seal püksid, särgid pidid ostma, et selle raha ikka leidis ja ema oli mul, kasvatas mind põhimõtteliselt üksinda, et kasuisa oli, temaga nagu ei saanud hästi läbi ja nägin, et koolipinki ma väga nühkida ei taha, et tegin alati nii palju kui vaja ja mitte grammigi rohkem. Nii-öelda vedasin ennast igalt poolt läbi ja see oligi mu eesmärk ma noorest saati. Ja siis kuulsin niisugust kohast nagu Audentse spordikool. Ma vaatasin, et see nagu mulle sobib, et õppimine on natukese lihtsam ja trenni saab kõvasti teha. Ja siis seal nagu muutuski asi natukese professionaalsemaks, treeningkoormused tõusid ja muidugi siis tekkis juba ikka täielik isu, et võiks välismaale sõitma saada ja edasi juba profikarjäär ja seal ma selle nimel treenisin ja olingi, et nädalavahetustel väga kodus ei käinud, et kodus õhkkond ei olnud väga hea tänu kasuisale. Ema muidu ootas, aga siis olingi seal rohkem seal Audentses ja tegin trenni ja juunioride aastad, siis viimased aastad, kus ma veel Eestis sõitsin, et läksid nii hästi, et mind märgati ja ega ilma kuskilt küsimata, siis Kalle Kriit oli ajanud mulle enda klubis klubikoha välja ja saingi välismaale sõitma ja seal läks kohe väga hästi õnneks. Et panin nii korraliku märgi maha, et esimese aasta lõpus juba kirjutasin sponsorlepingu Cofidisega, et tingimuselt 1 aasta saan veel amatöörides olla, et ikka väike tükk oli sees, et ei tahtnud kohe sinna profidesse ronida. Aga see oligi ainult õnn, et iga aasta ei ole täpselt samasugune, et kui ma esimene aasta olin nagu komeet seal Prantsusmaal, et ainult võitsin, siis teine aasta olin ikka suhteliselt raskustes, et sain ainult 1 võidu ja õnneks, kuna mul oli juba Cofidisega põhimõtteliselt leping tehtud, et siis Tanel sõitis ka mu ühes klubis ja Kalle, et siis sai kõvasti neid aidatud täiesti südamest ja oma parimad vormid sai sellel aastal realiseeritud just nende kasuks. Ja aasta lõpus olime kõik võitjad, et kõik olime järgmisel aastal profiklubis, siis 28 aastat. Muinasjutulised algused ei anna ka aimu tipus püsimise tõelisest hinnast. See hind on kõrge ja igaühele erinev. Kui Rein seisis silmitsi tundmatu terviseprobleemiga, mis röövis temalt mitu aastat ning paljude spordifännide usu, siis Taneli enda keha andis talle mineviku ullusest niivõrd karmi õppetunni, et seadis tõsise kahtluse alla sportlastee jätkumise. 2008 lõpus tehti operatsioon iseenesest, seal midagi keerukat ei olnud. Lõigati läbi põlves, siis plikad, mis on väiksed sidemed, et põlve ja keder saaks vähe vabamalt liikuda. Ja tehti paar auku kõhre sisse, et need augud siis tugevamalt kõhre tulevikus täis kasvaks, et iseenesest väga tavapärane protseduur, aga ma ei saa öelda, et see operatsioon oli ainuke asi, mis mind nüüd aitas. Et minu probleem oli vähe komplekssem, et see oli ikkagi kõige tähtsam üldiselt biomehaanika. Et tollel ajal ma lihtsalt ei pööranud mitte mingit tähelepanu oma positsioonile ratta seljas, mitte mingit tähelepanu kingadele, iseendale, süvalihastele. Et täna ma olen ilmselt ise ka teadlikum ja targem, et niisama lihtsalt ratast ei võta ja välja trenni ei lähe. Ma ei oska öelda, mis täpselt nüüd lõpuks olukorda parandas. Ega seda ei ole ka keegi kinnitanud, et mul see operatsioon 100% vajalik oli, aga mul on ikkagi hea meel, et tehtud sai, sellega sai midagi vähemalt välistatud ja sai siis suurepärane pädev doktor selle asja oma silmaga üle vaadata. 2010 jah, hakkasin paiki sõitma, et võib-olla ka see, et ma treenisin ennast üldfüüsiliselt vähe tugevamaks ja andis oma positiivse tagajärje. Üks ikka esimene oli kindlasti kõige hirmutavam 2011 Vuelta. Et kuigi ma ei olnud enam päris esimest aastat proff, 3. siiski. Ei olnud mind nagu tuurile, ühelegi suurtuurile veel peal lastud, et minu jaoks oli täiesti ootamatu uus kogemus ja pealegi veel Astanas. Et ma ei teadnud, kuidas ma saan hakkama 3 nädalaga, kuidas mu keha reageerib. Et see oli kindlasti kõige hirmutavam just, et 3 nädalat ikkagi. Kõik läks hästi. Järgmine aasta juba pandi mind esimesele suurtuuril uuesti peale, et sõitsin 2012 sõitsin juba Girot.
seal ma juba enam-vähem teadsin, kuidas 3 nädalat võidusõita välja näeb, et tase oli ka talvega natukene paranenud, et ma ei pidanud iga hinnast ammudelist pingutama, et finišeerida, ma sain juba päriselt ka võidusõita. Täna jah, võib-olla selline stardieelne pinge on natuke kadunud, et ma olen oma rollist täiesti teadlik ja võimetest on ilmselt parem ülevaade ka. Et ärevus on natuke sees, teine tuur ei ole kuigi palju, et Taaramäe sõidab siin on 6. kui ma ei eksi, et tal on asi veelgi selline, kuidas tuuri sõidetakse. Aga jah, enam sellised pisiasjad või võimalikud mingid ootamatused või mingi suur mägi kusagil 18. etapil näiteks. Et ma ei mõtle selle peale absoluutselt, mis võib tulla, et päev korraga. Tee Tour de France'ile on kulginud päev korraga ja vända pöörde haaval ning väärinud ratturite jaoks iga valatud higipiiska ja pisaratki. Kui ratturi jaoks on tuuril jõudmine tema enda lugu, siis ometigi on suur vahe selles, millisena paistab kord aastas toimuv spordisündmus pealt vaatajale või millise võimalusena tajub seda hoopiski ettevõtja. No, I wouldn't say that because the riders want to do this. The one functional financial problem that cycling has is that you can't charge an admission price and you can't sell jerseys with advertising space to enormous sponsors. Cycling is a small money sport. But the thing is that visually, when you watch this sport, it looks like a big money sport because there's helicopters in the air, there's this beautiful scenery, and there are thousands upon thousands of screaming fans on the side of the road. Of course, the riders want to do as well as they can because there's always some glory for them at the finish, even if it isn't financial glory. The difference between Lionel Messi and Vincenzo Nibali is 100 million euros. Tour de France'il kuulub au ja kuulsus enamasti vaid võitjale, kuid hoolimata näilisusest ei ole rattaspordi näol tegelikkuses tegu individualistliku alaga. Ääretult tähtis on meeskond, kes on selle liikmed ja kuidas üksteist toetatakse. Tanel ja Rein on nüüdseks omandanud kogemusi juba mitmes erinevas tippmeeskonnas. Tegelikkuses, kui nii öelda, siis Cofidis oli küll väike tiim, aga see oli tegelikult päris hea struktuur, et prantslased on sellised üsna maksimalistid ja nad ei ole millegi nagu vähemaga nõus. Et ratturid said isegi liiga palju, kui said rohkem kui vaja oli, et kui näiteks materjalidega oli midagi valesti, et seal särgid, püksid olid kehvad või olid liiga paksust materjalis, siis kohe nagu küsiti uued, et ratturid tegid kära iga väikse asja peale. Astanas on siuke iseenesest tekitas stressi nagu, et iga väike asi ei tekitas sellist probleemi nagu klubis, aga Astanas on siuke nagu ratturid on natukese tagasihoidlikumad ja keskenduvad nagu põhirollile, et sõitmisele, trenni tegemisele, võidusõitmisele ja kuna on ka suhteliselt rahvusvaheline tiim, siis see muudab nagu meeskonnas selliseks tugevamaks, et Prantsusmaal ma tajusin seda, et paljud kaasmaalased, kes olid juba nii-öelda noortest saati siis koos sõitnud, noorte amatööride võidusõitudel, et nemad nagu üksteist nii palju aidata ei tahtnud ja üksteise jaoks ennast ohverdada ei tahtnud, et Astanas seda probleemi ei ole. Et need ongi võib-olla siis suuremad vahed ja siis muidugi on siis personal oli ka nagu Prantsusmaal natuke siuke ka samamoodi, konkurents oli kuidagi, nende omavaheline konkurents oli kõvem, et Astanas on pigem siuke vähekese nõus stressim ja teistsugune on jah, et ma ei ütleks, et see Astana oleks professionaalsem kui Cofidis, aga võib-olla sõitjad on professionaalsemad. Ja sõitjad on võib-olla siis rohkem motiveeritumad ja see grupp on nagu parem. Enamus tänased rattafänne teavad Tanelit kui Astana ratturit, aga profidebüüdi tegi mees aastatel 2008 ja 2009 hoopis AG2R Le Mondiali värvides. Täna ilmselt on neid juba oluliselt parem võrrelda. Ma arvan, et tolle aja Astana ja tänane Astana on ka natuke samm edasi läinud, aga
võrrelda tänast Astanat 2008-2009 AG2R-iga on ilmselt suhteliselt keeruline. Et eks need olid rasked aastad tiimile ka, et mul on hea meel, et nad täna nii tugevad on ja et nad on ennast üles ehitanud. Aga siis, kui mina seal sõitsin, ei olnud meil struktuuri, ei olnud meestel rolle, ei olnud võib-olla ka tehnilisi vahendeid, et selline mõõnaperiood oli pigem, ma usun, et need helged aastad, kui Kirsipuu jass seal tiimil iga aasta oma 10-15 võitu ära tõi, et need olid läinud ja ei olnud uued Prantsuse noored kutid veel peale tulnud, et selline kerge mõõnaperiood oli ja võib-olla tänu sellele ma sain ka sinna profiks, et eks see oli võib-olla jällegi minu õnn, aga suurt ma seal ei õppinud, et mul on sellest natuke isegi kahju, et minu aeg seal nii lühikeseks jäi, aga eks see oli ka tervisega seotud. Selles mõttes oleme kõik palgatöölised. Ega tavamõistes inimene läheb tööle, siis ta teeb ka seda, mida tal kästakse ja mida ülemused ütlevad, et ega siin on samamoodi suhteliselt, et see hierarhia pannakse paika ikkagi tulemustega, et kui omal isiklikult tulemusi kohe pole olnud, siis võib-olla mõnda aega saab sest töötegija, see loomulikult ei tähenda, et sa neid elu lõpuni pead neid pudeleid rabama kellelegi või mägedes vedama kedagi võidule. Et see roll, mis mul praegu on, see ei ole mingi abielu, millest ei saa välja astuda, et abielus iga muidugi tänapäeval lahutatakse, aga ma ei pea küll ennast mingi mustatöö tegijaks, et selles mõttes on see roll, mida ma nagu täidan ja heal päeval ilmselt päris okeilt täidan, on niisugune suhteliselt kitsas nišš, et minu ampluaa tegelikult ei ole võib-olla väga lai, aga teraldistart meeskonnasõidud siis heal päeval mägedes võin ma suhteliselt kaua ennast kellegi jaoks ohverdada, et ma arvan, et see komplekt, mis mul nagu pakkuda on, ei ole kõige halvem, et eks see, mis mind motiveerib, võib-olla ongi siis see, kui minu tööl on tulemus ja liider võidab ja kui ma hooaja lõpus lepingu lauale saan, siis tegelikult see on ikkagi kõige tähtsam, et ma võin öelda, et tore küll, et võitsime, aga kui mul aasta lõpus ühtegi UCI punkti ei ole ja sellepärast öeldakse, et pole võidu sõitnud, kehv mees oled, siis on nagu asi halb. Tõelise sportlasvaimuga mehed oskavad hinnata nii toetavat meeskonda, kui mõista ka endi rolle selles. Tanel on enda jaoks üdini lahti mõtestanud ka selle, kui tähtis on, et enda tööd meeskonnakaaslase võidu nimel ohverdada suudetaks. Ratturikarjääri nõnda südamega tehes on meestel võimalik sellega ka kenasti elatist teenida. Ometigi on ratturid võrreldes teiste alade profisportlastega jäetud justkui vaeslapse rolli. Jalgrattasport ongi üles ehitatud väga ühekülgselt ning nii riisuvad sellelt peamise tulude koore hoopis suurtuuride korraldajad. The people who are making the most money on this sport at the level of the ASO, on the level of the TV broadcasters, they aren't compelled to share their profits with the riders. But if you look at professional football, there are strong measures in place so that the money earned in television by Canal Plus or by ESPN or by Fox Sports, Sky Sports, that money is shared with the individual players at the football teams. The big problem that cycling has is that it's never been terribly well organized at the level of the riders. But we've seen in the past, and particularly in America, in sports like professional baseball, sports like professional football, that when television revenue, especially television revenue, is shared with the teams and the teams are allowed to create their talent and pay their riders and train at a high level together, we've seen that the competition grows for everyone and the profit grows for everyone. Right now in the National Football League in the United States of America, there are 30 teams playing. 27 of those teams have a market capitalization value of more than $1 billion. The salaries, in the cases of something like the Dallas Cowboys, the salaries of one player could fund the entire budget for the top team in professional cycling. Reinu tee siia, kus ta on täna, ei olnud kerge. Noormees tuhises sportlasteel kui komeet kuni 2012. aasta alguseni, mil tema teele sattus sügav kuristik tundmatusse. Ligikaudu 2 aasta jooksul ei suutnud erinevad spetsialistid tema probleemi diagnoosida ning väikese eelarvega tiim mure tõsidust mõista. Kuid isegi siis ei käinud noormehe peast läbi mõtted rattasõidust loobuda, vaid ikka, kust oma probleemile lahendust otsida. Ja see lahendus tuli Reinule Eesti oma arstidelt Tartust.
arst, kes seal astma tõsiselt kahtluse alla seadis, oli kopsukliiniku direktor doktor Rain Jõgi. Ütles, et sul ei ole astmat, et see takistus peab kuskil üleval pool olema. Kuna ma teadsin, et Taanis ma jutule ei saa, kui ma nüüd kohe jälle lähen ja 2014 oli juba alanud, siis helistasin kohe Eesti. Ja siis ta mulle ühel märtsikuu päeval helistas, minu arust oli pühapäevane päev, ma olin just trennis. Et on selline mure, ma tegelikult mure juba teadsin, sest meedias oli see läbi käinud. Ütles, et probleemi kohta on tal video ka, ma ütlesin, hea küll, et saada mulle siin video, ma õhtul vaatan selle video üle ja see video oli päris selline väga muljetavaldav, mis sealt nagu vastu vaatas. Ja praegult on suhteliselt kerge koormus, on näha hingamisliigutused ja need piirkonnad, mis nüüd probleemsed on siin juba näha. Et see limaskesta serv, kolt siin käib edasi-tagasi. Koormus on tõusnud, on üsna intensiivne laperdamine. Ja kui ta on juba välja veninud, siis see hingamistee läheb järjest kitsamaks ja kitsamaks. Selline aastatepikkune pingutamine on kogu aeg nüüd sikutanud seda limaskesta ja ta on nüüd praegusel juhul oli jõudnud nii-öelda oma finaali, et olukord on täitsa kehva. Kujutad ette, et sa pead sõitma 5 tundi Tour de France etappi, kus sa pidevalt ühele langusele järgneb järjekorra tõus ja kõik see protsess hakkab tal otsast peale, et kui vahepeal laskumisega isegi sai see limaskas taastuda, natukene võib-olla tagasi tõmmata, siis järgmise tõusu jooksul hakkab ta jälle niimoodi lotendama ja välja veninud. Ja kui jõuab kätte päeva viimane tõus, siis on see limaskest juba täiesti ära vesinud ja välja venitatud, et tal on kohe tõusu alguses raske. Et kui ma vaatasin see, kuidas ta seda rääkis, et siis ta ka niimoodi, et esimene tõus oli nii-öelda enam-vähem veel, teine tõus juba hakkas raske, kolmas veel raskem ja ütleme päevase lõputõus on juba täitsa hullumaja. Et see, mis nüüd operatsiooniga eemaldamisele läks, ongi kogu see limaskest siit kohast kuni siia ette välja, kogu see osa mõlemalt poolt. Ja 6 aega pärast operatsiooni võitsin kohe võidusõidu ja nii hakkas vaikselt kõik üles minema, et Tour de France on ka enam väga kehva ja aasta lõpp läks juba päris heaks ja uut aastat alustasin ka võiduga ja nii nagu said need probleemid tasapisi seljatatud. Meelekindlusega ületatud katsumused lubavad meestel nüüd tulevikku helgel ja väga selgel pilgul vaadata. Millised on need mõtted ratturi profikarjäärist? Kas must päris nüüd liidrit saab üheski tiimis, ma ei usu, aga ma olen kindlasti valmis kaaluma varianti, ütleme siis võtma vastutust kuskil suurel sõidul ja seda näiteks jagama mõne teise liidriga, et nüüd öelda, et ma olen see mees, kes aasta otsa kõik kastanid tulest välja toob ühe tiimi jaoks. Et seda ma kindlasti tegema ei hakka ja selleks ilmselt mul ei ole ka ilmselt füüsilist võimekust, võib-olla isegi oleks, aga ma ei ole lihtsalt vaimselt valmis seda pinget taluma, mida ma praegu näen siin nii palju aru ükskõik kelle suure staari kõrvalt. Ma kindlasti ei ole maailma kõige sõbralikum inimene. Mul tundub, et nemad on. Teinekord on olukordi, kus nad lihtsalt peavad naeratama, hea näo tegema, kuigi see hetk võib-olla kaugeltki ei ole meeldiv, et selliste ebaolulisi mingeid üritusi või sellist tüütamist teinekord tänaval rahva seas, et seda tuleb natuke liiga tihti ette minu arust, et inimesed ei suuda nagu tajuda, et mis on mõistlik ja mis ei ole, et ikkagi me joome oma tiimiga näiteks treeninglaagris rahulikult puhkepäev, puhkame jutte ja ainult inimese järel seisavad järjekorras pilti teha. Okei, ma saan aru, et see on tõesti vägev, kui sa näed oma lemmiksportlast kohvi joomas, aga siiski tema jaoks see on ka see vaba päev, et las temaga natuke olla inimene. Las temaga puhkab sellest kogu melust ja tähelepanust. Aga võib-olla see käib kaasas, ma võib-olla lihtsalt ei saa sellest aru, aga ma arvan, et kui ta nagu üldse rahu ei saa, siis see on päris hästi. Aastal 2015 Astana eesmärk Tour de France'il ei täitunud. Liider Vincenzo Nibali tiimile tuurivõitu tuua ei suutnud,
Küll aga saadi üks kena etapivõit. Taneli ratturitee jätkub Astanas, kuid millest rattur salamisi unistab. Ma võin ja eks ma olen seda unistanud ka, ikka mis siin salata, et see ei ole nüüd mingi elu eesmärk mul kunagi olnud, et ma nüüd pean tuuri ära võitma, aga ikka igaüks väiksena mõtleb sellised. Eks ma olen kõik oma lapsepõlve unistused mõnes mõttes üle vaadanud, et mitte, et ma oleks kunagi nüüd väga pilvedes olnud ja unistanud, et ma 20-aastaselt olen maailmameistriks liidis või selliseid utoopilisi asju, mida teinekord ka on juhtunud. Et ma olen ikkagi alati vaadanud ütleme siis aasta lõikes, et mis mu selle hooaja eesmärk on, et ilmselt see on ka unistus. Ma võin ju loota, et võib-olla äkki kunagi saan kusagil klassikul mõne väga hea koha, et 4 ei ole hea koht, et esi-3 võiks juba tõesti olla. Ja kui ma 2 jalga ikka maa peal hoian, siis ma arvan, et ma olen võimeline kindlasti sõitma suurtuuridel esikuude. Et sellest peab kõik klappima, et ei piisa ainult sellest, kui tiim ütleb, et sina oled nüüd liider, et mul peab olema ikkagi supervorm ja kõik peab hästi minema. Enne probleemseid aastaid õnnestus Reinul välja sõita ka 11. koht Tour de France'ilt. Meenutus sellest on magus. Kuidas hindab Rein aga oma tuleviku lootusi? Ma varem vaatasin eelmisel aastal vaatasin ja üle-eelmisel aastal vaatasin sellele ajale tagasi kui kaugele minevikule, mis ei ole kindel, et see enam kordub, aga kuna see aasta on suhteliselt normaalselt ikkagi tegelikult läinud, et kui siit välja võtta nüüd see katkestamine, aga siis ma praegu tunnen, et see olevik võib korduda küll, kui ma ise ainult rohkem motiveeritud veel olen ja ise tahan, ja õnne ka oleks muidugi, et siis ise tahaksin veel võidu küll sõita, et ainult oma aega kulutada küll ei tahaksin. Reinu puhul oli tuuri katkestamine 2015. aasta suvel ainuõige otsus. Olles taastunud haigusest, võitis ta juba kuu hiljem Vuelta a Burgos ning Arctic Race of Norway. Uut hooaega alustab Rein tiimis Katjuša. Tähtede poole püüeldakse ikka läbi raskuste, unistades ja kogemustest õppides. Rein ja Tanel on sedasorti südikuse briljantseteks eestimaisteks näideteks.